1. september 1939 on üks süngemaid kuupäevi inimkonna ajaloos. Teise maailmasõja süüdanud 2 totalitaarset riiki, Nõukogude Liit ja Kolmas Reich, hävitasid kiiresti oma esimese ohvri Poola, kuid see oli alles sõjatule algus, mis järgnevail aastail haaras suure osa maakerast. Miljonid sõdurid võitlesid isamaa, vabaduse ja demokraatia eest. Ida-Euroopa unustatud sõduritel oli selles sõjas ainult üks võimalus, võidelda kommunistliku vägivallariigi vastu. Väikeses Eesti Vabariigis ei langenud pomme ega kõlanud laske. Sõda oli veel kaugel nende inimeste igapäevasest elust, muredest ja rõõmudest. Kuid maa ja rahva saatus oli juba otsustatud. 23. augustil sõlmitud Molotov-Ribbentropi paktiga jagasid Moskva ja Berliin omavahel Euroopa. Sügisel 1939 lahkusid 700 aastat Eestis elanud baltisakslased Saksamaale. See oli halvaks endeks tulevastest päevadest. Ühtlasi oli 16 000 baltisakslase lahkumine Eesti esimeseks inimkaotuseks sõjas, mis ei olnud veel Läänemere kallastele jõudnudki. Üksi jäänud Eesti Vabariik oli sunnitud Moskva nõudmistele järele andma ja loovutama oma territooriumil sõjaväebaasid. 18. oktoobril 1939 tulid Punaarmee väeosad üle piiri. Teine maailmasõda oli alanud ka Eesti jaoks. Euroopas kajasid samal ajal Saksa sõdurisaabaste sammud. Võiduparaad alistatud Pariisis juunis 1940 köitis kogu maailma tähelepanu. Nõukogude Liidule oli saabunud soodushetk oma plaanide elluviimiseks. Punaarmee okupeeris Balti riigid. Lavastatud rahvarevolutsioonide järel liideti Eesti, Läti ja Leedu Nõukogude Liiduga. Uus võim alustas iseseisvuse brutaalse likvideerimisega.
Eestis kehtestati terrorirežiim. Inimesi arreteeriti, küüditati Siberisse, lasti maha ja sundmobiliseeriti Punaarmeesse. Punase terrori ohvreid loendati pärast aasta aega kestnud Nõukogude võimu ligi 60 000. Lootus vabanemisele tärkas 22. juunil 1941, mil Saksa väed ületasid Nõukogude Liidu riigipiiri. Sõja algus kulges Saksa väejuhatuse välksõja plaanide kohaselt. Juba 2 nädalaga jõudsid Wehrmachti üksused Eestisse. Kesk-Eestis takerdus rinne mitmeks nädalaks. Punaarmee kaitses visalt oma Balti laevastiku baasi Tallinnat, mis hõivati alles 28. augustil. Punasest terrorist pääsenud eestlased võtsid sakslasi vastu lillede ja rõõmuga. Kõikjal loodeti, et maa vabaneb ja iseseisvus taastatakse. Tallinna langemisele järgnes dessant Lääne-Eesti saartele. Võitlused tugeva Punaarmee väegrupeeringu vastu Saaremaal kestsid oktoobri lõpuni. Viimane osa Eestist, väike Osmussaar, langes sakslaste kätte 1. detsembriks 1941. Eestis jätkus väliselt normaalne elu, nii palju kui see sõja ajal võimalik oli.